Minu nimi on Tiia Randma ja mina töötan Kutsekojas ja koos oma heade kolleegidega oleme me üles ehitamas tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimise süsteemi OSKA. Ja OSKA uurib, milliste oskustega ja kui palju inimesi on Eesti tööturul vaja täna ja homme lähitulevikus 5–10 aasta vaates. Ja selleks, et seda teha, on meil vaja pidevalt uurida seda, kuhu arvatakse maailm liikuvat. Mis on need mõjutajad, mis on need trendid, mis mõjutavad tööturul toimuvat ja mis mõjutavad seda, millised on oskused täna ja milliseid oskusi vajatakse homme. Tööturg liigub järjest enam tehnoloogia kasutuse suunas. See tähendab seda, et kõik meie ümber on võimalik teha lihtsamaks inimesele robotite, automatiseerimise ja tehnoloogia toel. Ja need muutused on toimunud väga kiiresti ja toimuvad aina kiirenevas tempos edasi. See tähendab seda, et tehnoloogia oskused muutuvad igal inimesel, ükskõik kas siis töö kontekstis või igapäevase tarbija kontekstis järjest olulisemaks. Teisalt on jälle sedasi, et robotitel ei ole pehmeid oskusi. Ehk et kui me peame oskama ehitada roboteid, tööle panna roboteid ja kasutada roboteid, ehk siis omama tehnoloogilisi oskusi, siis teisalt muutuvad järjest olulisemaks ka nii-öelda pehmed oskused, suhtlemisoskus, erinevate keelte oskus, probleemide lahendamisoskus. Kohanemisvõime on oskus märgata muutusi, siis oskus nende muutustega hakkama saada ja võib-olla kolmas ja kõige olulisem selle võime juures on muutustesse suhtuda positiivselt. Ehk et suhtuda muutustesse kui võimalusse midagi paremaks teha, mitte kui takistusse, mis on jalus või koormasse, mis on seljas. Albert Einstein on öelnud, et muutustega kohanemine on tegelikult intelligentsuse mõõdupuu. Mida intelligentsem on inimene, seda paremini ta kohaneb. Ja kohaneda on vaja nii muutustega iseendas kui muutustega keskkonnas. Mis iseloomustab kohanemisvõimet? Kuidas ma saan aru, kas olen kohanemisvõimeline või mitte? Eelkõige algab kohanemisvõime kuulamisest, nii kummalise kui see ka pole. Kõigepealt kuulamisest, avatud silmadega ringi käimisest, märkamisest, võimaluste märkamisest, muutuste märkamisest ja sealt edasi on ülioluline kohanemiseks ka suhtlemisoskus. Kohanemisvõimelist töötajat iseloomustab valmisolek ja tahe kuulata kolleege, mõista teise osapoole argumente, iseloomustab valmisolek kaasa mõelda muutuste vajalikkusele ja valmisolek suhtuda neisse positiivselt. Organisatsioonis on muutustega toimetulek üsna keeruline ja kohanemisvõime on sellisel hetkel ülioluline. Ja võib-olla aitab kaasa ka see, kui me küsime muutuste puhul, miks. Me püüame aru saada sellest, miks nad on head ja see aitab meil aru saada, miks me peaksime neid omaks võtma, miks me peaksime nendega kaasa minema või siis mitte kaasa minema, sest mitte kõigega ei pea kohanema. Ma olen seda meelt, et enda väärtushinnangutega vastuolusse minevatel teemadel või olukordades ei pea kohanema. Pigem vastupidi, seal tulebki teha otsused, sellisel juhul ma ei kohane, vaid astun mängust välja, käitun kuidagi teisiti või lahkun sellest olukorrast. Et kohanemisvõime arendamine peab jääma siiski enda väärtushinnangute piiresse. Ausalt öeldes ma ilma kohanemisvõimeta ei kujuta ette ühtegi ettevõtet või ettevõtjat. Sellepärast, et kui ma ei märka muutusi turul, kui ma ei märka muutusi klientide või tarbijate vajadustes, siis ma seal turul kaua ei püsi. Ehk et kohanemisvõime muutusi märgata ja neist endale tugevusi välja noppida, neist arendada endale uusi teenuseid või kaupu, ongi ettevõtjaks olemise üks eeldus. Elukestev õpe on oluline sellepärast, et
üks, mis on maailmas kindel, on muutumine ja see muutumine on praegu väga kiire ja selleks, et sellest muutuvast maailmast aru saada, mis on oluline, mis on vähem oluline, on vaja kogu aeg õppida. See ei tähenda seda, et kogu aeg ja pidevalt on vaja istuda koolis. Õppida on võimalik igapäevaselt, kohtudes uute inimestega, leides uusi huvitavaid teemasid internetiavarustes, et need võimalused on täna hästi laiad. Ettevõtluspädevuste olulisus ilmneb seda enam, mida enam maailm tehnologiseerub, sest robotitel pole pehmeid oskusi, need on inimestel. Inimesed peavad meeskondi looma, peavad suhtlema, peavad probleeme lahendama, motiveerima üksteist, nõu andma, emotsionaalselt toetama ja see on see, kus inimesed on tugevad ja need on need isiksuslikud omadused, mida kirjeldavad just ettevõtluspädevused ja seetõttu on need üliolulised ükskõik millisel elualal hakkama saamiseks ja loomulikult ka ettevõtjana tegutsemiseks. Kui mõelda sellele, et mis aitab arendada kohanemisvõimet, siis võib-olla on üks viis selleks, kuidas seda arendada, panna ennast olukordadesse, kus sa pead mugavustsoonist välja tulema. Need on hetked, kus sa paned oma kohanemisvõime proovile ja need on hetked, kus sa tegelikult seda kasvatad. Seda ma kindlasti noortele soovitan just sellepärast, et selles kiiresti muutuvas maailmas ilma hea kohanemisvõimeta hästi hakkama saada on keeruline.